Jumala Isä, Poja ja Pyhä Vaimo nimellä. Tere! Me asumme õnnistamaan seda sama vaimulike loosungite raamatut 2025, mis on eestikeelne väljaanne. Ja pean tähtsaks ütelda teile paar sõna selle kohta. Aasta loosung on 1. Thessalonika 5:21. Katsoge läbi kõik, pidage kinni heast. Aamen. Mida see sõna ütleb täna? Meil seisab ees valikute tegemise aasta. Ja valikute tegemine on keeruline, nagu sa tead. Aga siin selles samas pisikeses raamatukeses on nii palju sõnumeid Jumala poolt meile antud terveks aastaks, igaks päevaks. Ja need sõnad aitavad meid samm-sammult edasi lähemale oma Jumalale, tema Poja Jeesuse Kristuse kaudu. Ja nüüd, kui me püüame meeles pidada, mis on tähtis selles sõnumis ka eelseisval aastal, siis palume oma Jumala käest, Issand Jumal, ole helde ja lahke meie vastu ja anna meile see valikute tegemise võime, et me jaksaksime otsustada sinu poolt. Ja sa tead ka, et me oleme probleemide ees iseenese talitsemisega. Aga nagu ma siin sissejuhatuses kirjutasin, Issand, pane valvur mu suu ette, hoidja mu huulte uksele, ära lase mu südant pöörduda paha asja poole, et ma üleannetult teeksin ülekohtu tegusid õeluses. Oi, kui oluline palve. Ja Jumal aitab sind, et sa suudad valikuid teha õiglaselt. Kõikides olukordades. Andku Issand Jumal sulle oma õnnistus sinu kõikides eluolukordades, et sa oskaksid minna edasi. Ja nüüd muretse või katsuk endale saada see raamat, vaimulikud loosungid 2025. Ja nüüd ma õnnistan selle aastakäigu. Mina õnnistan eestikeelse vaimulike loosungite raamatu 2025. aastaks Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.